Me räägime jõust, me räägime väest ja me räägime sellest, mis loeb. Võime ja vägi episood 30, daamid ja härrad, kes nüüd pilti vaatavad ja kes juba pealkirja lugesid, siis tegelikult meie stuudio on tõesti võimu ja väge täis. Ma arvan, et Mihhail on ka väga elevil, sellepärast, et külas on juba rohkem selline meie teemaline mees. Kindlasti tahame tänada ka kõiki vaatajaid, me oleme jõudnud 30. saateni ja see on juhtunud tänu sellele, et te vaatate, kuulate, jagate ja naerate koos meiega. Daamid ja härrad, saatesse on jõudnud mees, kelle võid sa puuri panna ja kes tuleb sealt naerusuiselt alati tagasi. Michael Astur, tere tulemast saatesse, rõõm näha. Michael, ma arvan, et paljud on juba küsinud sinult seda, ma küsin seda leebemalt, kuidas nädalavahetus läks? Tere kõigile minu poolt ka, aitäh kutsumast, mehed, on hea meel siin olla, on au siin olla. Kuidas läks nädalavahetus? Väga hästi, pidasin maha oma 5. profi MMA fighti, olin Raju 18 peamatš suurest Tondrabi jäälis, kõvasti oli rahvast, atmosfäär oli mega ja tulin peale rasket lahingut võitjana välja, läksime 3 raundi ja võitsin jagatud otsusega, nii et ütleme nii, et õhtu oli edukas. Ma vaatasin su highlightid ära, tänaseks ei ole nagu see saladus, kõik teavad, et Michael Astur tahab kanda UFC bännerit. Vaadates su matši highlight'e, siis minul oli tunne, et ma vaatan UFC-d, nii et ma ütlen sulle, et ega see teekond kaugel ei ole, küll aga me jõuame tagasi siia. Aga lähme ajast tagasi. Lähme Michael Asturi origin story juurde. Kuidas sai ühest sellisest toredast poisist mees, kelle võid sa puuri panna ja ta lendab sulle nagu tuuleveski peale? Ma arvan, et see on suuresti võib-olla nagu, ma kunagi alustasin jalgpalliga, läksin nagu iga teine noor, läksin Florasse, noortesüsteemi, olin noortesüsteemis, kuni oli aeg meeste liigani minna, tegin meeste liigas paar hooaega, tulin esiliiga meistriks Flora duubliga, Jürgen Henn oli minu treenerist, tema võttis ma Flora duublisse, olin päris noor, kui ma sain, kas ma olin äkki 17 või 18, kui ma sain duublisse, siis mängisin seal, tulime meistriks, siis ma mängisin vahepeal Flora 3, pendeldasin 2 liiga vahel, aga nagu kuidagi ei olnud seda sellel hetkel, kui ma mängisin jalgpalli, mul on niisugust nagu enesekindlust või niisugust, kui ma võtan enda, näiteks kui ma hästi palju võrdlen ennast enda vennaga, Mairoga, siis kui ma võtan nagu Mairo enda kõrvale, siis tema oli niisugune hästi nahaal nagu jalgpallis, nagu kui oli vaja, ta läks vastu väljaku kaklema, ta oli vahet, ta oli nii nagu niisugune nagu tuhhi täis, aga ma olin niisugune leebem, nagu ma olin niisugune kalkuleeritum natukene, ma nagu käitsin hästi nagu reeglite kohaselt või sellest, ma ei teinud mingi väga lollusi. Aga kuidagi ma ei leidnud seda nagu enesenis jalgpallis ühel hetkel, kui mul läks väga hästi, siis ma olin väga hea, ma võisin lüüa mängus 4 väravat, no problem nagu, aga kui ma nagu ei saanud seda mänguaega, mul läinud hästi, siis kuna see on nagu meeskonna ala, siis keegi ei aidanud või ei tulnud muga rääkima, kuule Maike, kuidas sul läheb, et kuidas tunned ennast või et miks nii või nagu kedagi huvitanud, kui sa mängisid halvasti, läksid pingile, tuli ülevalt või alt järgmine vend, kes oli sinust parem ja tema mängis. Ja siis aina rohkem ma hakkasin vajuma sinna auku, kuidagi sain natuke vigastada, seal olin väljas, siis vigastus nagu oli nagu tõsine, mul oli mingi kips jalal, aga ta ei olnud nagu jalaluu, vaid oli mingi labajala mingi teema. Ja siis ma tegelikult olin juba terve, siis lastud väljakul tagasi ja nii edasi. Igatahes nagu see auk süvenes, kui ma lõpuks tagasi sain, siis enam ei olnud tuhk sama, kuidagi enesekindlus hakkas nagu oli läinud juba. Ja siis ma mäletan, et oligi, et ma tundsin, et ma tahan saada mingit muutust, ma tahaks mingit vaheldust saada, siis ma olin andnud nagu spordile kõik, et loovutanud sõprade aja, loovutanud mingid reisid, värid kõik, aga tegelikult mitte midagi tagasi, nii-öelda ei saanud nagu. Ja siis ma ütlesin, et ma lähen proovin korra siis võitlusporti nagu, et ma lähen andke mul nädal pausi jalgpallis, ma lähen käin korra, teen siis nagu tai-boksi. Kuna mu vend oli juba ees tegi, ta oli varasemalt teinud juba MMA natukene ja siis ta oli juba tai-boksis.
siis tegin nädala pausi, läksin trenni, tegin nädal aega trenni ja siis sain aru, kui äge see on, kui nagu, mis emotsiooni see annab sulle ja kuidas see näinud nagu minu enda peal üles ehitas, ma olen tegelikult nagu kogu aeg olnud nagu egoistlik inimene, ma olen kogu aeg olnud, ma lihtsalt võib-olla varem saanud sellest nii hästi aru, aga kui oli jalgpall ja ma ei tea, mängisime, ma olin värava seis oli 1-0, siis ma lootsin, et see seis jääb 1-0, meie võidame minu väravast. ja siis mida rohkem hakkas tegema XIK-s, rohkem sain aru, et tegelikult mulle meeldis see tähelepanu ja siis tegin ära selle, läksin tagasi jalgpalli ja ütlesin, et kõik, et ma rohkem ei taha, et see on minu, ma tahan minu Tai-boksi tagasi ja mäletan, mul treener küsis ka, et mis tunne oli, ma ütlesin, et mega, et ma tahan tagasi minna ja kõik ütlesid, et siis on korras, see on otsustatud. Lõpetasin ära, läksin Tai-boksi ja põhimõtteliselt sellest aastast saati olime 2 korda päevas saalis, hakkasime vennaga koos treeni tegema, ühel hetkel tulid treenerid, hakkasid rohkem tegelema ja siis oligi juba põhimõtteliselt minek. Põhimõtteliselt niimoodi. Aga Tai-boksi maastikul sa olid ka ikkagi ju tegelikult päris pikalt, mina kuulsin sinust just tänu Tai-boksile, sest Tai-boks on mulle väga südamelähedane ja järsku hakkasid näpud näitama, kuule vaata seda noort tüüpi, see tüüp on Michael Astur, vaata mida see vend teeb, vaata selle Michael Asturi videosid, et sul sa vist tundsid, et seal tuli see lagi ette, et nüüd oleks vaja veel raskemat väljakutset. Mis mõttes sa mõtled? Et sa ju jõudsid tavalisest ringist lõpuks ikkagi puuri. Jaa, no see oli omaette nagu, jah, see oli pea 9 aastat pikk võistlemisperiood ja siis jah, selles mõttes tuli see lagi ette, et kickboksi nagu profimaailmas ma tegin ikkagi väga-väga palju fight'e, ma võistlesin nagu üle maailma ja kõige suurem, kui me jõuamegi MMA-ni, kõige suurem erinevus oligi minu jaoks oli see, et mul ei olnud kordagi kickboksis eesmärk, ma tahaks jõuda Glory'sse või One Championshipi või ma tahtsin reisida maailmas ringi, fightida nii palju kui saab, fightida tugevate fighteritega, võita tiitlivöösid ja siis vaata edasi, mis saab. Mul ei olnud kunagi nagu seda, et ma tahaks saada kuhugi tipporganisatsiooni ja kickboksis ma nagu põhimõtteliselt tegingi seda, ma reisisin ümber maailma ringi, ma võistsin igal pool, mul oli tiitlimatši võimalusi, ma võitsin tiitleid ja selles mõttes nagu saab rahul olla muidugi nagu jah, kickboksi lõpp oli ikkagi tingitud suuresti sellest, et mul oli väga halb periood käsil, mul oli palju sükst nagu mingi määral ebaõnne ja siis oli see tegelikult, see tuli see MMA nagu variant põhimõtteliselt õhku, kuidagi tekkis tagasi see idee ja siis jah, siin me oleme põhimõtteliselt. Kui sa niimoodi enda karjääri analüüsid, et kas sulle tundub, et iga etapp oli järgmiseks etapiks vundament, et tegelikult jalgpall andis sulle, mina arvan, et päris palju selleks, et Tai-boksi treeningutel läheks hästi, rääkimata sellest, et selleks, et MMA fight'ides osaleda peab olema mingi baas üles ehitatud ja sul oli ja on see tugev baas, et aga mis võiks olla siis sinu järgmine karjääri etapp? Ma arvan, et jaa, väga hästi olnud kindlasti, iga see on nagu loonud mingi aluspõhja siis nagu järgmiseks, et jalgpall kindlasti õpetaski mulle seda, et kes ma tegelikult olen võib-olla, et mida ma tegelikult tahan rohkem, mis sport mulle kõige rohkem sobib, ma arvan, õpetas mulle jalgpall ja mis on kickboks õpetas mulle, ma arvan, praeguseks karjääriks väga palju on kannatlikkus, et ma ei ole väga, ma tahan siiamaani kohe kõike, sest ma just enne saadet rääkisime ja ma ütlesin, et me juba mõtleme, mis on järgmine, tegelikult ma alles laupäev fightisin, tegelikult nagu ma võiks rahulikult veel puhata, aga see ongi see mul ei ole kannatust natuke liiga palju, et oodata järgmist sammu tihti peale ja kickboksis oli eriti see puudulik, et ma väga palju kiirustasin, ma väga palju võtsin vastu viimase hetke fight'e kuskil Austraalias või kuskil Bulgaarias ja tihti kiirustasin selle võimaluse peale, et nüüd, kui ma selle ära teen, siis võib olla midagi suuremat ja ma arvan, see nagu mingi määral ka ei olnud mul võib-olla nagu lõpus eriti stabiilsed otsused, ma ei saanudki seda stabiilsust fightidega, ma kiirustasin liiga palju ja fight läksid veits halvasti ja siis mul hakkas nagu mentaalselt suruma, nii et ma arvan, et nagu väga palju õpetas kickboksiga räägima seda kannatlikkust lihtsalt veel juurde ja pluss vanusega ka, et kogu aeg lähed vanemaks, targemaks, nii et tahan loota vähemalt.
aga kas on võimalik, et peale MMA-d on veel mingi järgmine samm? Ei, ma olen ainult näljatanud, et peale seda, kui ma võitlus, et MMA on kõik, nüüd ma annan kõik ära, mis mul on. Nii kaua, kui mul sees on ja peale seda ma hakkan, ma arvan, tegema mingite vastupeavusala, ma hakkan kas Ironman'e tegema või ma hakkan mingit ultramaratoni jooksma, et ei, võitlusspordi mõttes MMA, ma arvan, ongi tegelikult nagu end goal, ta on tegelikult olnud nagu alateadlikult on olnud MMA kogu aeg tagataskus see viimane etapp, kui tegelikult ongi kunagi minna tagasi algusse, kui me alustasime üldse kickboksiga vennaga tegelikult, siis me vaatasime UFC-d, see oli tegelikult juba algne idee, me tahtsime hakata MMA tegema, siis me alguses tegime ka natuke ühe lukumaadus treeneriga natuke maasvõitlust kickboksi ajal, et teha siis nagu nagu Rajul oli õhtune üritus ja oli päevane üritus, et teha seal nagu amateur fight. Siis me tegime koos vennaga trennis, ma ei tea, kas vend jäi haigeks või mina jäin haigeks, siis nagu üks jäi haigeks, teine ka ei võistelnud ja siis see vajus ära, siis tuli jälle mul kickboksi võistlus ja siis see nagu jäi tagaplaanile, aga tegelikult MMA on kogu aeg nagu tagakuklas, nii et ma arvan, et see ongi, kõik teed ongi viinud siia, no ma arvan, et nüüd see nagu MMA on nagu minu jaoks, ma tunnen praegu kõige õigem, mis olla saab. Aga MMA-s sul on nüüd siht olemas ja suur eesmärk? On. Ma ütlesin kohe see alguses peale välja, et kui ma MMA-s tulin, ma tahan saada UFC-sse, ma tahan olla esimene eestlane või teine eestlane, suures pildis tegelikult see nagu, kas ma olen esimene või teine, muidugi on vinge olla milleski esimene, see on muidugi, aga suures pildis on lihtsalt eesmärk saada UFC-sse, sest et see on, ma arvan, tippliiga, et teha, olla UFC-s ja lõpuks ongi eesmärk panna proovile ennast maailma parimatega ja seal ongi kõik maailma parimad, nii et jah, UFC on mu eesmärk. See ei ole lihtne eesmärk, see pole lihtsalt see, et mine välja ja võistle ja umbes saad, vaid see tuleb olla väga targad otsused tuleb teha, ei saa kiirustada, sa ei jõua sinna, kui sa võtad iga võimaliku fighti, et sa pead valima võimalikult targad fightid, mitte lihtsalt fightid, vaid võimalikult targad fightid ja need sa pead võitma, et ilmselgelt saada sinna. Mis on siis sinu motivatsiooni peamine energiaallikas, et sa oled ambitsioonikas inimene või on veel mingi motivatsioon? Ma arvan lihtsalt, ma isegi ei ütleks motivatsioon, ma ütleksin, et ma olen siuke loll tööhobune natuke, et ma suudan taluda väga palju rutiini, mul on väga hea rutiinitaluvus ja lihtsalt töökus on see, ma arvan, mis hoiab see asja stabiilsena kogu aeg vaikselt sõuad edasi, et ma usun töökusesse ja lihtsalt sellesse järjepidevusse. Ma usun, et mul sõber Kristjan Tõnist ütles hästi, et see, kes jõuab lõpus kõige rohkem kannatada, jõuab sihile, et ma usun sellesse. Aga töökus ei ole ju lõppeesmärk, see on pigem vahend. Ja vahend, ja just lõppeesmärk. Küsi uuesti, mis sa mõtlesid täpselt sellega? No, eesmärk on olemas, aga mis annab sulle nagu energiat, et saavutada, et just. Mis see on peamine instrument, me ka saime aru, et see on sinu töökus, aga mis sinu sees paneb sind nagu töötama? Sain aru. Ma arvan, et see on kuskil siuke, ma ei tea, kas lapsepõlvest tulnud või siuke kas siuke ongi tõestamas vajadus natukene, et ma lihtsalt tahangi kuidagi, et ma olen alati olnud kuidagi venna varjus natukene võib-olla see, et nüüd ma olen saanud sellest varjust muidugi nagu välja, selles mõttes nagu, sest ma olen profisportlane, vend ei ole, selles muidugi, et see, aga praegusel hetkel lihtsalt ma tahaks enda perele paremat elu. Ma tahaks, minu lõppeesmärk on, mis oli ka samas kickboksi, ma tahaksin Michael Asturi nime teha selliseks, et ühel hetkel, kui mind enam pole, siis inimesed ikka veel räägivad minust, kui tuleb kunagi trenni mingi noor sportlane, kes on pikk ja peenik, öeldakse, et näe, sa pead võta YouTube'ist lahti Michael Astur, sa pead võitlema nagu Michael Astur. Ma tahan, et minu nimi jääks edasi, kui mind enam pole. No see on tõepoolest suur eesmärk ja kindlasti selline eesmärk motiveerib,
aga on midagi veel, mis sind toetab, sõbrad, pere, fännid, et see teekond ei ole ju lihtne, et ja muidugi seal puuris sa oled alati üksinda, aga enne seda, kui sa lähed sisse, on keegi või midagi, mis sind toetab? Jaa, muidugi, selles mõttes nagu mu vanemad on andnud algusest peale mul väga suureks toeks, on aidanud mind kõikide võimete kohaselt, on see olnud, ma ei tea, alguses, kui ei olnud toetajaid, oli see, siis sponsorid, oli see treeninglaarite mingi maksmine või mis iganes, nagu kas või kütuseraha andmine, kui ma ei teeninud ise raha piisalt, et saada hakkama kuus, siis mu vanad on alati olnud mul kõrval, alati aidanud ja siiani aitavad. Praegusel hetkel muidugi mul naine ja mul on väike tütar, nemad ilmselt on väga-väga suur siis motivaator, et pakkuda neile paremat elu. Lõppude lõpuks sa pead tooma raha koju, et niisama fightida ei ole ju ka sellega ainult lahendus, et sa peab olema mingi asi ja selle mõttes mu naine on väga-väga toetav, ma arvan, et on vähesed inimesi, kes välja kannatavad, sportlased ja minu, nii et selles mõttes mu naine on väga-väga tubli selle koha pealt, väga palju aitab, väga palju võtab kodus just lapse kasvatamise enda peale, et mina saaksin tegeleda oma asjadega. Ilmselgelt treenerid, kes mul on alguses, kas võtame juba kickboksi ajast, et kõik tegelikult ju on see toonud siiani, kõik mingi asi, mida keegi on õpetanud, tegelikult ju kandub üle ja tihti jõuavad mingid õpetused kohale ka hiljem alles, et selles kõik treenerid, kes mul alguses peale olnud on ja treenerid, kes on praegu spordi mõttes kindlasti on mul vend olnud, ongi minu kõrvad on mul üks treeneritest, lihtsalt kas mu vend on nagu võib-olla sõnast, aga ta on nagu parim treener, nagu selles kui treener, maailmas väga palju häid treenereid, aga ma arvan, minu venna kõige suurem asi on see, et ta mu vend, ta teab mind läbi ja lõhki ja tihtipeale tema nagu õpetus võib-olla polegi nurgas kõige tähtsam, vaid see kohalolek ja see mentaalne tugi ja siuke jõud, mis ta annab mulle, kui ta on minuga, et meie koos hästi ja ilmselgelt sponsorid on väga-väga üks suurimaid osasi spordis, mida on väga-väga raske leida. Või paljud inimesed arvavad, et on lihtne leida, aga see on üks kõige raskemaid asju üldse, mida leida. Häid sponsorid on vähe ja mul on olnud praegu, ma arvan, viimased 1,5 aastat selle kohalt väga edukad. Eelmine aasta ma võitsin Puffi kampaania, mis andis mulle väga suure rahasüsti. Ja mu enda üks sõber Rivo on mulle võimaldanud olla nüüd põhimõtteliselt profisportlane, nii et selles mõttes ilma nende kõigi inimesteta põhimõtteliselt teha ei saaks, ma arvan. Kas sinu lähedased saavad vaadata sind puuris, saavad, selles mõttes, et suudavad vaadata, sinu vend kindlasti, aga sinu abikaasa või sinu naine või sinu ema? Jaa, sellega on päris huvitav. Emaga on huvitav lugu ja naisega on huvitav. Naisega on huvitav lugu sellepärast, et kui me läksime kokku, siis ilmselt ma olin juba fighter, siis ma võistsin hästi palju väljas, ta pidi ainult vaatama nagu teleülekande vahendusel. Siis ma kickboksi ajal, siis ma tegin ühe fighti Eestis üle pika aja, siis ta nägi koha peal lõpuks mind. Ja siis nüüd ma olen olnud MMA-s peale seda ja siis mul naine tegi Rajule turundust, ehk siis ta pidi olema nagu puuri kõrval ja filmima. Ehk siis tal ei olnud valikut, ta pidi täpselt saada nagu vend, ta pidi olema nagu. Ja see oli esimene Raju nüüd laupäeval, kus ta sai istuda publikus ja pidi vaatama publikust. Ehk siis nagu selle meelest tema on nüüd harjunud, aga mu emaga oli väga huvitav. Eelmine aasta veebruaris mul oli muidu kickboksi vaatas ema kogu aeg. Selle meelest nagu karjus nagu segane, aga vaatas nagu kõige hullem, alati kuulsin ema. Ja siis eelmine aasta oli mul veebruaris väga raske fight Tartus Poolaka vastu samamoodi, Kamil Šmetos. 3 raundi, jõhker andmine jälle. Ja see ema ütles rohkem, et ma enam ei tule ma vaatan, et ma ei suuda. Siis mul oli septembris fight, ma võitsin otsusega päris rahulik purjetamine oli, ma tegin väga hea fighti. Siis veebruarikuus oli mul Tartus fight, võitsin esimese raundi nokiga
ja siis ema ütles enne seda fighti, et okei, ma olen valmis, ma tulen vaatama. Ja see laupäev oli mul üks kõige verisemaid fight'e, mis olnud on nagu. Mina olin verine, vastane oli katki, jõhker, ladumine 3 raundi, nii et ema ütles, et jah, et täitsa. Ei teinud kõige paremat valikut just ema nagu tagasituleku fight'iks, mida vaatama tulla, et aga jah, saavad hakkama. Isa ilmselgelt käib kogu aeg vaatamas, et suures pildis nüüd on juba harjunud kõik, ainult emaga ma ei tea, mis me nüüd edasi teeme, kas ta tuleb uuesti või mitte, aga suures pildis on okei. Ja minu ema ükskord, kunagi ammu, vaatas mind ringis ja see pilt ei olnud nii jõhker nagu puuris ja otsustas, et no way. Ja ei tundnudki kunagi enam vaatama. Ja ema süda on ikka teine asi natuke, et see on ikka keeruline vaadata. Aga no ma arvan, et mõned inimesed arvavad, et puuris on vähem kunsti ja rohkem vägivalda. Et võrreldes, ma ei tea, boksiga ja kickboksiga, et puuris seal ei võida see, kelle käes on mingi eriline tehnika, vaid eelkõige see, kes on agressiivsem. Mida sina arvad? Ma arvan, et inimeste kindlasti on see arusaam, ma isegi saan aru võib-olla, kus see arusaam tuleb, aga ma arvan, et ükskõik kui palju me seda seletame inimestele, et näe, et tegelikult see on kunst, kui sa õpid ära, kuidas lüüa käte, kuidas sa õpid, et siis nagu ma ei saa aru enne sellest, ma arvan, kui ei ole nagu seda ise proovinud, selles ma ütlen alati, et nagu iga inimene võiks proovida kas või ühe võitluskunstitrenni, ükskõik mis trenn see on, proovi üks trenn kas või, saad aru, kui palju läheb sinna nagu, ja nüüd võta veel see, et sa läheksid võistlema ja nüüd võta veel üldse nagu maailma tipud või üldse nagu, et ma arvan, et iga inimene peaks korra lihtsalt proovima, aru saama, mis see on ja ma arvan, et inimesed hakkavad seda palju rohkem hindama ja aru saama, missugune kunst see on, et üldse teha seda sellisel tasemel pluss nagu mis mentaalselt tugevust see vajab. Ma arvan, et see on nagu kõige suurem asi, ma olen näinud väga häid fightereid, kes on nagu väga head fighter trennis, vaatad nad nagu maailmameistrid ja nii nüüd ringi lähevad, nad ei tea oma nime ka nagu, et see pool on, ma arvan, kõige hullem ja eriti sa näed seda nagu vahet, ma arvan, näed noorteklassides ja siis nagu sjuketes amatöörfightes, ma arvan, et kõige suuremad vahet, kes on sjukkse hea tuhhi ja enesekindlusega ja kes natukene nagu pelgab, aga võib-olla väga hea tehnikaga, et seal tuleb see vahe eriti välja, muidugi nagu kõrgem tasemel hakkab iga detail lugema, aga jah, ma arvan, see mentaalne tugevus, mida vaja, et üldse sinna minna, see on see, mida väga päästel on, ma arvan. Ja no mina pean tunnistama, et mina ei ole MMA fänn, et mulle alati meeldisid sinu kickboksi matšid, aga nagu MMA fänn ma ei ole. Aga nagu samas, kui ma vaatan, no ma ikkagi vaatan, et siis kui ma näen, kui palju erinevaid instrumente kasutatakse nagu puuris ja missugune inimestel on meelekindlus, et no tegelikult ma arvan, et ei ole teist spordiala, muidugi kui see on sport, et see on veel eraldi küsimus, et aga no ei ole teist spordiala, kus no ikkagi võidab see, kes päriselt on tugevam, igas mõttes tugevam. Ja ma arvan, MMA-ga on see, et mina ise ka, ma olen suhteliselt uus ikkagi MMA-s, siis minul tekkis ka nagu MMA kõikide nagu elementide vastu suur huvi ise tegema, et siis ma hakkasin aru saama, mis reaalselt toimub, see ongi väga keeruline, et aru saada, kui venad on seina vastas, mis sa teed seal, kuule kallistada seinast niisama, vai tule Matil, annab nüüd matsu üksteisele, et nagu kõik tahavad näha seda osa, aga ongi tegelikult, ongi need, kes nagu on harrastanud seda ala või midagi teinud, nad saavad aru sellest, mis toimub maas, mis on mingid maaduskaitsed, maadusrünnakud, seinakaitse, seinarünnak, mis iganes, et siis see kogu mäng hakkab minema tervikuks, siis hakkad sellest võlust aru saama, et jah, ta on raske aru saada kohati, aga jah, mis MMA inimestele meeldib, ongi see, kui kaks mehed sõidavad puuri keskel ja
peksavad üksteist pähe, see meeldib kõigile alati ja selles mõttes jah, et ma arvan, et see, miks MMA võlu üleüldse maailmas ongi suur, ongi ma arvan, see lihtsalt see brutaalsus, mis seal on ja see väike kinnas, mis tekitabki selle brutaalsuse, et ma arvan see. Ja isegi on kahju, et inimesed näevad brutaalsust, aga ei näe, kui keeruline on tehnika tegelikult, kui palju on erinevaid võimalusi ja kui tegemist on tõepoolest nagu profiga, siis sa imestad, kuidas üks inimene saab õppida nii erinevaid tehnikaid ja jutt ei ole ainult sellest, et on olemas nagu maadlus, on olemas püstiseises fight, vaid see, kuidas seda kombineeritakse. Ja see on tõepoolest väga huvitav nagu vaadata, aga jah, ma arvan, et inimesed seda ikkagi vaatavad ikkagi sellepärast, et see on selline väga brutaalne. Ja lihtsalt ongi samamoodi, mina ise püstivõitlejana, siis nagu jah, mul on püstivõitlus väga suur eelis, kuna mul on nii pikk taust juba, aga see väike kinnas, mis MMA-s on, see paneb sul püstivõitlused täiesti uut moodi, nagu sa pead nagu kohanema täiesti, nagu see on täitsa kohati nagu uus asi sinu jaoks, sa pead kohanema, kuidas kaitsta ennast, kuidas lüüa, nagu mul on väga palju probleeme olnud just MMA väikse kindaga löömisega, ma olen viimase aasta jooksul 4 murdu löönud endale, 2 operatsiooni on pöialdel, nii et see on olnud korralik lahing, et üldse puuri jõuda kohale. Jah, aga vaata, kui sa oled puuris, siis tegelikult see on hoopis nagu teine maailm, kus sa oled. Ja selleks, et puuris võita, sa pead väga palju erinevaid asju kaasa võtma. Et sinu tehnika, sinu enesekindlus, aga mis on see, mida sina puurist võtad ja tood nagu maailma, mis on see eriline asi, mis sinu arvates aitab sind ka igapäevases elus? Jaa, kindlasti ma arvan number 1 asi, mida ma ise ka see matš mitte ei õppinud, aga lihtsalt mida ma veel kogesin enda kohta on see, et ükskõik kui raske olukord on, ma suudan läbi pushida, et oligi, me olime viimase raundi minekul, 2 raundi oli tehtud, ma näen temal on haavad, ta on täitsa verine, minul tuleb ninast katsud täiesti väsin, sa mõtled nagu, ma ei jaksa enam, sa tead, et sul on 1 raund veel ja see raund otsustab võib-olla, kes võidab matši, nagu, et sa pead veel suruma ja ma arvan see nagu, et sa lihtsalt suudad pushida üle sellest nagu, kus juba keha võib-olla ütleb, et nagu anname ära või umbes kukud maha, et ei, võta paar sekundi, ole veel, vaata, et ei, vaata, et sa tuled kohe püsti, sa pushid edasi, kõik see, ma arvan, see lihtsalt ongi see endaga pidev võitlemine, mitte nagu alla andmine enda mõtetele, ma arvan, see on üks nagu peamise asi, mida ma võtan igapäeva nagu ellu kaasa ongi, et nagu kõik on võimalik, kui sa ise usud, ma arvan, see on nagu siuke, mida ma olen viimasel ajal enda kohta palju avastanud, mida võtan kaasa ongi, et lihtsalt ma alati suuda, kui tahad. Ma arvan, et mõni fighti puhul, eriti selliste fightide puhul, mida sina praegu kirjeldasid, et lõpus võidab isegi mitte see, kellel on parem tehnika või isegi mitte see, kellel on rohkem kogemusi, vaid võidab see, kes talub valu, kellel on selline tugevam enesekindlus ja kes usub, et igal juhul saab nagu võita, et need viimased minutid või isegi viimased sekundid siis juba võidab midagi muud kui nagu sportlane, et võidab isiksus ja seda on näha. Just, väga nõus, just sa ütlesid õigesti ongi, viimased minutid, viimased reaalselt, ma arvan 1,5–90 sekundit, need on need, kus juba on seal, nagu sa oled juba lihtsalt nii väsinud, sa kõik vaatad juba kella, et 9 sekundit täitsa crazy, et see ongi just see hetk, kes suudab läbi suruda, suudab hoida lõpuni nagu seda fookus peale, et läbi pushida, ma arvan, see ongi hästi oluline ja üleüldse ma arvan, siuke lihtsalt nagu fight sport on teinud mind nii palju nagu lihtsalt nagu tugevamaks või nagu võib-olla nagu ei heiduta mingid eluraskused võib-olla nii palju, kuna lihtsalt nagu
põhimõtteliselt olen nii palju seisnud silmitsi hirmuga nagu sellest nagu see on iga kord ju nagu ka seekord Tondirabas seistes nagu see on nagu hirm, sul on hirm sees, see ei ole see, et ma olen nii äge lähme, see ei ole see, sa tead, et teine mehed täpselt samamoodi valmistunud, sa lähed inimeste ette, põhimõtteliselt on ju, lähed puuri võitlema, sa oled üksinda, sa pead üksinda saama hakkama, ükskõik mis, kõik on sinu teha nagu, et ma arvan lihtsalt see üleüldine, see nagu võitlusspordi, see nagu siuke ongi pidev hirmudega silmitsi seismine lihtsalt on teinud siuksest nagu tugevamaks, rohkem karastanud ja muidugi nagu mingid elu nagu mitte raskused, ma ei taha öelda, aga siukest ongi proovile panekud ongi siuke üleüldiselt, et teinud tugevamaks. Ja tegelikult see enesekindlus ei tule iseenesest, et see ei ole nii, et sa oled lihtsalt selline crazy ja ei karda midagi ja siis suudad kõik fightid lõpuni viia. Tegelikult see tuleb tänu rutiinile. Et kui sa talud rutiini, siis koos sellega tuleb ka enesekindlus. Ehk siis see on töö tulemus just suuremas plaanis. Just. Ja tegelikult ei ole ühtegi normaalset fighterit, kes ei kardaks. Muidugi. Ja kui inimene on nagu päriselt nagu crazy, siis temast kunagi ei saa nagu ka sellist päris suurt fighterit, sest sa ei saa ainult duhiga võita, sa pead midagi oskama ka ja nüüd tekibki nagu see nagu tasakaal, et sa pead olema nii tehniliselt valmis, aga samas sa nagu rutiiniga kasvatad ennast ja siis sinust saabki päris fighter. Ja ongi nagu väga õigesti öeldud, ongi samamoodi ja hirmul on vahe, et selle mõttes, kas sa oled nagu hirmul ja paanikas või sul on hirm, aga sa suudad selle pöörata nagu ongi enda kasuks, kus sa oledki väga terav, sa oled siuke näljane tiiger, kes on alati valmis ründama ja ennast kaitsma, et see on selles, see hirm hoiab sind tegelikult elus elavana ja hoiab sind see valmis olekus, ma arvan, et see ongi vajalik puuri või ringi minnes, aga ongi, sa pead oskama seda enda kasuks kasutada ja mida ongi nagu, ma arvan, lihtsalt sport nagu andnud mul juurde on see, et kui ma olin kickboxis ja ma tundsin, et võib-olla, kui ma rääksin kunagi jalgpallis, ma tundsin, et mul on nagu mentaalselt mul võib-olla nii palju tuge ümber, siis tegelikult kickboxis nagu mul oli väga palju ühel hetkel, et olidki treenerid aitasid, kõik aitasid, aga siiski võib-olla polnud piisav, ühel hetkel ma hakkasin tegema koostööd ka spordipsühholoogiga ja see kindlasti on viinud mind, nüüd ma olen teinud koostööd võib-olla äkki 4 aastat ja nüüd see on viinud mind nagu kindlasti sportlasena ja inimesena nagu järgmisel tasemel, et see on andnud mulle väga-väga palju juurde. Ma alguses võib-olla ei saanudki aru esimene aasta, et ma sain nagu aru, mis ta rääkis mulle ilmselgelt, aga nüüd on hakanud see nagu reaalselt nagu alles pähe kohale jõudma, see võtab hästi palju aega, ta ütles mulle alguses nagu iga teine lihas, me peame seda treenima ja nüüd ma tõesti näen sellest kasu, et ma suudan nii palju rohkem nende emotsioonidega tegeleda või aru saada, miks mingid asjad tekivad pähe, miks tekivad mingid mõtted pähe, et see, et sul enne fighti on mingid hirmud või ma ei tea, varem ma võitlesin neile vastu, nüüd ma võtan need omaks ja saan aru, miks need on peavad, ma nagu ei tegele nii-öelda, et see on väga-väga huvitav, ma ütlen, et võitlusport on andnud mulle lihtsalt nii palju nagu on mitte isegi nagu saavutuste mõttes, vaid ongi üleüldse elu mõttes nagu on viinud mind ja inimesena järgmise tasemele kindlasti. Julgus ei ole see, et sa midagi ei karda, vaid see, et sa oskad enda emotsioone kontrollida ja suunata, mitte ainult kontrollida, vaid ka suunata enda kasuks. Ma ei tea, mulle tundub, et me võiksime sind küsida ka midagi, mis ei ole päris spordiga seotud, et ma saan aru, et MMA täna on suurem osa sinu elust ja peamine prioriteet või suurem osa sinu elus, aga ikkagi mitte peamine prioriteet. Ja muidugi selles mõttes, et MMA on praegusel hetkel mul kõige suurem osa elus, see on igapäeva tegevus mul, ma olen treener ise samamoodi, sport on üleüldiselt iga päev minuga, aga muidugi selles mõttes, et nüüd ma näen veel rohkem, et elus on ka muid asju, kui mul omal on pere, ilmselgelt see avab teistmoodi silmad, paneb teistmoodi mõtlema, nii et praegusel hetkel on ikkagi nagu pere on kõige tähtsam, otsused tehakse ikkagi selle põhjal, mis on ka perele nii-öelda parim.
mida sinu jaoks tähendab sinu pere? See on nagu ma kunagi võib-olla ei saanud aru või no keegi ei saa aru, miks ma ei tea vanemad võib-olla õiendavad, miks nad pushivad seda nii palju, miks ema küsib, kus sa oled olnud, miks sa kodus ei ole, millega sa tegeled nagu. Ja nüüd, kui enda laps on siuke tunne, et ma ei lase teda kuhugi, et ma tahan minu kõrval, et siuke, ja siis ta sellest aru, et see on nagu, et nii ma saan aru sellest, miks nagu see, ma arvan, siuke armastus, mida sa koged nagu, kui sa saad lapse, siis ma arvan, no sa ei saa sellest aru enne, kui see on, nagu see on nagu nii crazy, et nagu minul on see olnud selline, et ma lihtsalt nagu tahaks või iga võimalik hetkel koju minna, tahaks olla nendega koos, nagu tahaks teha midagi nendega, et see nagu annab elus nii palju rõõmu, ise kui sa oled võib-olla väsinud ja lähed koju vaatad, nagu mulle täpselt laps on praegu siuke aasta ja paari kuune, ta on siuke juba möllab ringi, saab elust asjast aru, nüüd on see kõige ägedam aeg, kus ta nagu enne ta lihtsalt nagu vedeles, see ei ka äge, aga nagu nüüd on palju ägeda nagu, nüüd teeb juba nagu mingit nalja siuke ja siis nüüd on siuke hästi, et kogu aeg on nagu annab siuke hea emotsiooni sisse, et lihtsalt see pere ja ongi nagu lihtsalt saanud nagu ise ka võib-olla mingites eluväärtustest rohkem aru, võib-olla nooremana ma ei tea, tahtsid, et sul oleks kõige vingem auto või sul oleks kõige, või sa näeksid välja, et sa oleksid üli edukas või nagu, et minu jaoks võib-olla oli see hästi siuke, et mitte, et meil oleks midagi nagu lapse noorena puudu olnud, aga meil ei olnud nagu kõike üle ka, ei olnud nii, et nagu said kõike, mis tahtsid, aga nagu me saime, mis me tahtsime, aga see võttis mingi aja võib-olla, et mu vanemad on hästi töökad samamoodi ja see kindlasti nagu minul andnud siukse nagu töökuse sisse kõik, aga jah, et see on lihtsalt oma pere on pannud paika mingid eluväärtused, mis on olulised, mis mitte, et jah, ma arvan, on väga palju rahustanud maha mind lihtsalt inimesena, et ei ole võib-olla siuke, ongi, ma arvan, väärtuste koha pealt on kõige rohkem rahustanud maha, lihtsalt teinud täiskasvanulikumaks, ma arvan, natuke. Kas sul on palju põhimõtteid, mis loovad, ma ei tea, sinu elu selgroogu, et väga kindlad seisukohad, mis on sinu jaoks väga olulised? Ja no selles mõttes, et põhimõtteliselt kohapealt nagu, kas läheb seal alla, aga minu jaoks hästi nagu standardne peremudel on hästi oluline, et naise mehe roll on minu jaoks väga-väga oluline. Ja nagu milline oli nagu minu vanemad, seda ma nagu tahaksin ise ka teha, nagu olla seda moodi, et ongi hästi juke, et mees on väga töökas, mees on kelle peale saab loota, ta teeb asjad ära, et ta on nagu pere eest väljas ja kui kellelgi on mingi mure, saab alati temal pöörduda. Lapsevanema ma tahaks olla selline, nagu mu ema on olnud, et ta on alati olemas, kui midagi vaja, siis alati nagu aidatakse. Ei hellitata, aga ollakse olemas alati, kui vaja on. Kui, ma ei tea, lastel on mingi mure, saab alati pöörduda vanemate poole. Kõik siuksed asjad on hästi olulised minu jaoks ja üleüldse inimesena. Siis kuna mind on nii palju aidatud samamoodi, siis ma tahan nagu, ma proovin aidata kas või väikeste asjadega siis teisi vastu, kas nad on minu sportlased, minu klubis, et ma ei tea, teen nendega lisatrenne, ma ei võta sellest mingit raha või nagu proovin aidata inimesi vastu, neid, kes minu arust väärivad seda, kui pärast tuleb välja võib-olla, et ma ei tea, ei olnud see võib-olla õige aja panustamine, siis nii on, ma proovin mitte kahetseda väga asju elus, mis olnud, mis tehtud, ma usun, et iga asi on juhtub mingi põhjusega, et ma ütlen siuke jah, need on asjad võib-olla, millest nagu ongi, proovin nagu kinni pidada, proovin pigem, ma tahan olla pigem hea inimene, tahan nagu teha inimestele head, proovin aidata neid, keda vaja, nagu ütlesin ja lihtsalt ongi siuke jah, ma arvan, et see ongi siuke. Ma saan aru, et sina lähtud sellest, et on ikkagi erinevad rollid, et on meeste roll, on nagu naiste roll ja on lähtuvalt sellest tõenäoliselt selline arusaam, et keegi on nagu selline õige mees ja keegi nagu päris õige ei ole, et kas sa arvad nii? No tänapäeval sa tundub, et sa võid olla ükskõik, mis sa tahad olla. Tänapäeval võivad kõik olla kõik, aga selles nagu, ikkagi nagu, kuna me oleme nagu nii, nagu ma teen nii mehist ala,
siis nagu selle alaga tegelevad inimesed ongi, pigem mehed on väga mehelikud nagu ikkagi kõikist nagu sellega tegelevad, siis see aura, meeste aura on ikkagi väga suur siuke nagu, seega jaa, ma ütlen, minu jaoks on ikkagi mees on mees, kes kui pere võtavad hoolitseb pere eest, nende peale saab loota ja üldse mees on siuke enesekindel ja ongi see spordi mõttes ongi sellest nii palju andnud siukest enesemust juurde ja ma ei taha olla vist ledipüks nagu. Aga sinu jutus ma ikkagi saan aru, et ei ole nagu päris nii, et mehe peamine nagu tunnus on brutaalsus, et sa nagu pead kogu aeg tõestama, et sa oled ikkagi nagu siin kõige kõvem nagu mees, et yeah. Ma arvan, et jaa, ei. Ma arvan, et enesekindel mees on see, kes on ise endaga rahul. Selles mõttes, et ma arvan, et see, et nüüd ei, ma olen mees, ma ei hoia naisa käes kinni, kui ma uues käin. Ma ei kallista kedagi. Ma ei ütle kunagi, et ma armastan sind. Nagu see ei ole nagu, see on niuke nagu, mis asja. Et pigem nagu, ma ei tea, minu meelest kas või tantsi avalikult kuskil oma tütre või naisaga tee mingit TikToki tantsu, aga kui sa ise oled endaga nagu rahul, sa enesekindel mees, sa näitad enda nagu hella poolt, sa suudad olla nagu konkreetne, tõsine, sa suudad armastav, kui suudad kõiki nagu elu põhiasju nagu pakkuda inimestele, selles enda perele, sa oled sina ise, siis ja sa ise oled rahul, sa oled ise enesekindel, siis ma arvan, et nagu kas pisar tuleb silma ka mõnikord? Ja ikka tuleb, ma ei ole nüüd mingi suur nutt ja selles mul naine ikka küsib kogu aeg, kui me jääme abiellu, et me oleme kiilatud praegu, et kas sul tuleb pisar silma, kui ma kõnnin altari, et ma ütlen, ma ei tea, nagu ma ei tea, aga mul tuleb nagu, ma arvan, nagu on olnud mingid spordihetki, kus mul tuleb pisar silma või hästi, ma olen hästi siuke, kelle mulle hästi meeldivad nagu edulood meeldivad mulle väga, mulle meeldivad filmid, kus keegi tuleb läbi nagu muda ja vee ja tõuseb tippu, mul väga meeldib ja need on need hetked, kus nagu mul tõesti läheb seest hellaks nagu, kas pisarad ma ei tea, aga nagu siuksed asjad mulle väga meeldivad, nii et muidugi meeldivad sellepärast, et see on ka sinu elulugu. Just, täpselt, selles mulle meeldivad need ja ikka sellest tulevad mingid hellushetked ka peale, aga jah, ma ütlen, ma ei ole lihtsalt väga suur nutt, jah. Aga selle mõttes spordi mõttes ma võin öelda julgelt, et jaa, ma olen peale kaotusi nutnud, ma olen olnud ka kickboksis olin ühel hetkel väga halvas kohas, nagu samamoodi, ma ei tulnud fightid, ma kaotasin järjest. Selle hetkel olin väga nagu, olen nutnud selles ja see on täiesti fine nagu. Kui sa iganes sa saad oma emotsioonid välja, tee seda, aga mida ma ise õppinud on see, et see on okei, et sa saad emotsioonid välja, aga tegelikult ei tohi jääda lihtsalt kassima selle peale, et sa pead liikuma edasi, nuta ära, homme on uus päev, peab minema edasi, et see on midagi, mida ma võib-olla ise nii hästi ei teinud, aga nüüd ma ise sellest aru saan, et tegelikult nagu tagantjärgi õppinud, siis elu läheb edasi, nuta ära, lase emotsioonid välja ja ongi kõik. Me alguses rääkisime sellest, et sinu karjääris olid erinevad etapid, kas kaotused on ka vajalik etapp sinu karjääris? Jaa, no on ju ütlus, et õpid ühest kaotusest rohkem 10 võidust. Aga sellest on tõesti kasu siis, kui sa tõesti õpid sellest. Sa lause ütled, see ei tähenda, sa õpid, sa pead reaalselt õppima seega. Muidugi vajalikud olnud, aga mingid kaotused oleks saanud ära hoida lihtsalt siis sellest, et oleks reaalselt õppinud. et ma arvasin, et jaa, sellest kaotus ma õppisin, aga tegelikult ei õppinud võib-olla nii palju, et kindlasti kaotus on väga oluline, kaotus tohi karta, sa ei tohi karta seda, et sa kaotad, sa ei saa minna ringi või puuri või ükskõik matile, sa ei tohi minna hirmuga, et sa kaotad. Kaotus on alati variant, ükskõik, ma läksin laupäev puuri, ma mõtlesin ilmselgelt kõik variandid välja, mis olla saavad, kui ma lähen puuri, lööme käed kokku, esimene laks, ma magan. nagu, et selles mõttes sa ei tohi seda karta, see on väga reaalne, et see võib juhtuda, aga sa pead tegema omalt poolt kõik, et see ei juhtuks ja õppimise koha pealt kaotustes ma arvan, et ongi, tuleb lihtsalt analüüsida neid korralikult, miks midagi juhtus, on olemas nagu otsuse kaotus on alati selline, et sa võid teha väga hea matši
võib-olla ei lähe lihtsalt otsus sinu poole, paratamatu on ju, siiski sealt on õppida, aga on paratamatu. Kui sa kaotad kiiresti, ma ei tea, MMA-s alistusega või nokiga, jällegi paratamatu, võib-olla tegid kuskil vea, käsi kukkus alla, mind ise on löödud ka nokki, see oli väga-väga lihtne õppida, kuna ma lõin jab'i niimoodi, siis lõug oli õieli, ilmselgelt on see viga, pane käsi kaitsesse, pane lõuga alla, et selles mõttes on, ma arvan, nagu lihtsamaid kaotus pealt õppimisi on nagu raskemaid, mul on olnud ka kaotus ükskord, kui ma kaotasin Itaalias, oli mul maailmameistri vöömatš, ma tegin väga pika ettevalmist, ma olin 5 nädalat Hollandis, väga tugev, ma olin elu parimas vormis, ma olin nii kiire, ma olin nii terav. Läksin Itaaliasse, kaotasin kas 4. või 5. raundis, ta lõi mu lõpuks ära. Iga raund lõi põhimõtteliselt mu korra pikali ja tulin püsti. Aga lihtsalt oli, me teadsime, see on mega suur amps, aga ma kaotasin, jäin kassima, võtsin hästi seda nagu rasket seda kaotada, miks nii, kuidas nii, ma pole nüüd piisavalt hea fighter, nagu see oli hästi minu nagu siuke mõtlemine kickboksi ajal. Ja siis tulin Eestisse, mul oli mingi 4 nädala pärast uus fight ja ma läksin sellesse fighti niimoodi, et ma juba nagu olin kaotanud. Ja siis ma tegin esimese raundi ära, ma sain niimoodi kelku esimene raund ja siis ma läksin nurka ja siis ma mõtlesin enda pealt, et nagu mida ma teen nagu miks ma olen siin nagu, et kui ma tulen niimoodi fightima, siis ma suutsin kokku võtta ennast, suutsin võidelda veel nagu ekstra raundi välja, aga jah, et selles mõttes nagu need on siuksed kohad, kus ma nagu tulen tundnud seda just eriti, et see nagu ma ei ole õppinud kaotusest, ma tean, et see kaotusesse kinni, see on see probleem on võib-olla. Aga elus tulevad nagu kaotused ja läbikukkumised, et kui tihti sinu elus see juhtub? Jah, ikka, ma arvan, et ma olen omajagu elus silmitsi seisnud raskustega. Kas või eelmine aasta oli meil päris korralikud raskused, selles mõttes mu ema oli haige päris tugevalt, siis see kestis ikka põhimõtteliselt terve aasta, nii et see oli siuke pidev pinge kuklas. Samal ajal mu isa oli vigane, oli kodus, ei saanud tööle minna, see oli siuke pool aasta, oli hästi pingeline periood. Samal ajal siis mul vend elab Hispaanias, seega ma olin ainukesena siin, kes pidi tegelema väga paljude nagu pereasjadega, nii et selles mõttes siuksed asju on veel on, nii et ma arvan selles, ma olen nagu silmitsi seisnud raskustega ja ma arvan, see ongi olnud siuke, et ma olen ikkagi suutnud nagu iga kord tegeleda kõikide asjadega, suutnud hakkama saada nende raskustega, samal ajal tegeleda enda kõigega, et ma arvan, see ongi siukse nagu paksu naha kasvatanud, võib-olla nagu ei lasegi nii palju mingitel raskustel nagu ei lase võib-olla ennast häirida või nagu see on tavaline, et see ongi see jällegi, see tuleb selle spordi juurde tagasi, ükskõik mis sport see on, siis ongi see pingetaluvus ja kõik see on, ma arvan, andnud siukse tugeva naha, paksu naha, et sa nagu ei lasegi asjadel häirida või sa ei võta neid asju nii tõsiselt, kui sa hakkad mõtlema, et iga asi on raskus, siis nagu sa hakkad mind häirima, sa tunned koormat, aga kui sa nagu tegeled selle olukorraga ja vaatad, kus asjad lähevad, siis nagu ma arvan, sellega nagu lihtsam võib toime tulla. Kas sa oled kunagi jõudnud ka nii kaugele, et on tekkinud selline tunne, aga tegelikult ma olen nii võimas, et ma saan iga asjaga hakkama, kas nagu päriselus või puuris ja isegi kui ma kaotan, et ma olen ikkagi väga kõva mees, et saan iga asjaga hakkama. Tahaks uskuda, ma ise tunnen, et ma olen selle mõttes, et muidugi on kõhklused siin ja seal või just spordi mõttes või ikka on alati mingid kõhklused ja mingid hetked meil kõigil on sellised võib-olla, kus lased mingitel asjadel ennast mõjutada ja hakkad mõtlema, et ma ei tea, kurat, mul kõige lambisim näidega, kurat, mul sõber teeb seda tööd, käib aastas 4 korda puhkamas, kurat, äkki ma peaks ka tegema seda, vaata. Või ikka tekivad mingid kõhklused, aga kui hakata reaalselt mõtlema, siis tegelikult nagu see elu, mis ma olen suutnud selle võitluspordiga endale luua, jah, ma ei osta endale praegu Nõmmele maja ja ma ei sõida Porschega ringi, aga ma teen midagi, mida ma julgen öelda 95% võib-olla inimesed ei tee kunagi elus, nad ei tee midagi, mida nad võib-olla armastavad sellise kirega, nagu mina armastan sporti, nii et selles mõttes ma pean olema väga tänulik, et ma teen midagi, mida ma nii väga armastan ja mul ei ole sellist asja, et täna on pühapäev, homme on esmaspäev. Mul ei ole vahet, mis nagu aeg on elus. Ma kogu aeg teen midagi ja kui ma teen seda nii eesmärgi põhis, ma alati öelnud, et mul ei ole, ma ei karda tööd sellest, ma olen selles mõttes, ma olen nagu enesega, et
kui ühel hetkel mul vaja, ma võin minna ükskõik kuhu tööle, mul ei ole vahet, ma ei karda, et oi, nüüd ma ei tea, minnakse homme kuhugi Prismas saades Michael Astor seal tööl, mis siin teed, vaata, raha teenin, nagu mul ei ole seda nagu hirmu, et ma näen, et ma alati jahin oma unistust nii kaua, kui ma ise suudan, nii kaua võimalik on, nii kaua kea vastu peab ja kõik, mis tuleb peale seda, siis nagu tegeleme, et mul on alati võimalik minna tagasi kuhugi kontorisse tööle või kuhugi objektile tööle, mis iganes nagu, et selles mõttes ma usun, et ma olen nagu piisavalt siis nii võimas, et ma saan kõigega hakkama. Sa oled juba võitnud, ma võin sulle seda öelda. Selles mõttes, et kui sa teed midagi, mis paneb su südame kiiremini liikuma, siis sa oled õigel teel. Neid võrdlusmomente vahel juhtub kõigil, aga see on kohene õnnetapp ja usu mind, kuskil keegi Instagramis soovib praegu, et oleks Michael Astor, aga kuna ta ei ole, siis ta kirjutab sinna alla, et Michael Astor on mõõtetu vend. Et see üldiselt niimoodi on, sest tegelikult saad väga õigel teel. Ma küsin kiiresti ühe küsimuse veel siia, sest ma tean, et Mihhail tahab veel väga palju rääkida sinuga. Ei ole saladusus tänaseks, et mina olen showmees, ma tulen professionaalsest showmaadluse maailmast, wrestlingu maailmast ja ma väga hindan ka võitlusportlaste puhul, kes on UFC-s, nende karismat, mis jumal tänatud, Michael, on sul tänaseks läinud lakke, sest alguses ma mõtlesin, ma ei tea, ärge seda venda kaamerat rohkem pange, aga kui sul on tänaseks see kõik olemas ja meie ühisel sõbral Reimo Allikul oli täiesti õigus, ta ütles, et see areng tuleb lihtsalt vaata ja ära hinda koheselt. Nii et mina mehena pean oma viga tunnistama. Ma hindasin väga vale nurga alt siin, nii et palun vabandust. Ei, see on okei ja võib-olla see, kuidas me näitasime mind karjääri alguses nii-öelda siis, oli tegelikult nagu, see ei olnud õige ja nagu ma saan sellest aru, et inimeste nagu see arvamuse muutmine võtab väga aega, see on asi, millega ma nõustusin ja ma võtsin nagu arvesse ja kõik nagu võtsin omaks selle, aga tegelikult see nagu tulemuse mõttes, see tegelikult andis oma nagu tulemuse kätte, et sellest meil oli vaja võimalus, kuidas ma saaksin kiiresti areenile ja see andis ja natuke ka alati päeva õnne, ma võitsin fight'e, nii et selles mõttes see rong läks edasi ja siis ühel hetkel ma sain ka aru, et mul ei ole enam vaja seda nagu või ma ei taha teha seda enam, vaid ma tahan olla mina ise ja siis ma lasin aina rohkem seda nii-öelda enda tegelikku lihtsalt nagu olemust välja ja ma arvan, et see on see, mida ka inimesed hindavad lihtsalt, et ma olengi mina ise nagu nii lihtne kui nagu võimalik, et ma ei forseeri üle midagi, vaid ma olengi täpselt see, kes ma olen nagu ja üldiselt see platvorm on lihtsalt nii palju rohkem, kus ma saan olla mina ise, nii et see täpselt nagu on hea. Ja ma tahan siis tagasi veel tulla selle juurde, et mida väga hinnatakse, mis on tegelikult üks olulisemaid asju, on see wrestling, eks ju, on see boks, on see UFC, walkout'id, entrance. Sinu entrance on päris hästi läbi mõeldud. Ta on lihtne, et kui vaadata siis sinna minu ala peale, siis kõige suurem nimi oli ja ma arvan, et on veel 100 aastat Hulk Hogan ja tema oli The Real American, eks ju, ta tuli Real American looga sisse, siis ma lõin kohe paralleeli, ma rääkisin Reimole ka sellest, mõtlesin, kurat küll, aga Astur tuleb ju Eesti looga sisse, ta on see ehe Eesti poiss. Kuidas sa selle otsuse tegid, et praegu käib südamest läbi, ma tean, et see on minu entrance lugu, ma lähen sinna, ma panen selle loo käima ja ma elan sellesse loosse ilusti sisse ka samal ajal, võtan selle areeni endale. Algus oli see nagu ikka, ma olin kõige tummisema siukse tümpsuga räpiloo, kõige rohkem sõnu, siin tulen sisse, let's go, vaata. Aga tegelikult see ei ole mina, tegelikult see ei ole mina. Ja siis ühel hetkel oligi, ma võistlesin Keilas oli vist Fightland ja ma võistlesin ühe vene võitleja vastu, Serafim Gerzun, ta oli Maksim Vorovski õpilane ja ma teadsin, et ta tuleb kindlalt sisse vene räpilooga, ma olin sellest me olime 90% kindlalt ja see oli päev enne Eesti Vabariigi sünnipäeva ja siis mulle esimene treener Kristjan Raudsepp ütles, et kuule, see läks suht vinge, siis ma ütlesin, et kuule, tõesti, mega äge nagu, et me tõesti kuulan ka sellist muusikat, nagu mulle meeldib Eesti muusika, just vanemad lood kõik, et mulle väga meeldib, et davai, teeme ära nagu, davai. Ja siis ma tulingi, alguses seal ei olnud nagu siuke,
nagu see mul läks nagu kuidagi, ma kuulasin trennis, ma tundsin, et kuule, see tõmbab päris hästi käima, davai, vaata. Ja see tuli ja siis see läks nagu rahvale nagu nii räigelt peale, siis tehti kohe uudised, ja siis ma tegelikult läksin korra tagasi veel siukse lauluurde nagu Fix Tsirkus. Ka väga hea lugu sisse tulla, see on mulle, ma arvan, top 2 lugu, kui peaks midagi muutuma kunagi, ma arvan, see oleks nagu teine lugu, mida ma tagasi võtaks, see on siuke ülihea, siuke rütm, siuke lähme siuke nagu kuidagi rõõmus tuju ja siuke hea ja siis hästi kaua tulin sellega ja siis ühel hetkel ma kaotasin, mõtlesin, et vahetame, proovime midagi muud ja siis ma tulin jälle tagasi, eestlaseks jään ja siis kuidagi veel oli ka lippõlgadel ja kõik ja siis igatahes see läks nagu ja siis kuidagi jäigi see nagu lihtsalt külge ja mida rohkem ma sellega on, siis inimesed teavad, et see on minu lugu ja kõik ja ongi saanud selliseks ja nüüd nagu on see lihtsalt nagu juba osa minust nagu, see on juba siuke nagu juba mingis kohtas pannakse lugu laulma, kui ma lähen või siuke nagu naljakas. Iga kord on entrance mehe. Iga kord on sisse, rahulik õnnaks siuke, aga on saanud siuke osa minust ja lõppeesmärk selle lauluga on see, et Ivo Linna laulab sisse ikkagi, see on lõppeesmärk meil, olime väga lähedal, et isegi seekord saada, aga kahjuks läinud läbi, nii et ma loodan, et Raju suudab selle ära korraldada siis järgmine kord äkki. Peab Ifiga väga palju rääkima, ma arvan, küll ära teeb see. Kas sa ise laulad ka või? Kodus, autos? Te ei kujuta ette, ma panen enda jaoks vaimusilmas, ma olen kuskil X-Factori laval, ma esitan loo, rahvas läheb hulluks, ma saan selle Golden Buzzeri ja lähen otse sinna live saatesse, et sellest ma olen väga meeldib laulda, ma olen selle emalt saanud, mu emale meeldib ka väga palju laulda, aga mu naine ei kiida üldse heaks mu laulmist. Ma pigem olen siuke üksik performer autos, siis ma tunnen küll, et kõik noodid hitivad selle õige koha. Ja kõigile meeldib ka. Kõigile meeldib, kõik on rahul, et jaa, meeldib. Mulle meeldib ka siuksed nagu ongi, Eesti laulud väga meeldivad ja siuksed rahulikud laulud pigem siuksed nagu väga siukest räppi või siukest ma ei kuula, ongi siuke rahulik muusika, siukest heade sõnadega, kõik meil on siuke hea rütm sõnad, see on hea, ma siukest ilma sõnadeta lihtsalt mingit raiumist ma ei suuda. See on crazy minu jaoks. Täna sa oled podcasti külaline, aga sul on ka enda podcast, kus sa oled nagu saatejuht, et mida sulle annab see tegevus? See andis mulle lõpuks võimaluse rääkida ära kõik, mis mu peas seisab. ma olen nii räige fanatt lihtsalt võitlusspordil ja tuleb välja, et ma võib-olla ei armanud seda kunagi koolis, aga mul jääb päris hästi asjad meelde nagu, mida nagu koolis ei juhtunud, aga praegu lihtsalt mul on peas mingi 500 nime ja ma suudan nimetada igast asjad, selles mõttes nagu kas võitluskunstid olid abiks? Uskamata, aga olid abiks kõik need sparringud, mis teinud olen, et ei ole halba teinud. Et jaa, see annab lihtsalt siukse võime, esiteks annab mulle platvormi kus olla pildis, sportlasena ma olen kogu aeg pildis, annab mulle võimaluse ehitada ka midagi muud sportlaskarjääri kõrvale veel, et ma ei ole lihtsalt sportlane, vaid ma olen ka podcaster, sealt ma saan oskuse rääkida kaamera ees, inimestega suhelda väga hästi, lisaks on inimesi, me toome siis saatesse, ma tutvun igast inimestega, saame nende lugusid rääkida, anname teistele külaliste võimaluse oma lugu rääkida ja lihtsalt arutada võitlussporti, viia võitlussporti suurema publiku ette, harida inimesi selle ala koha pealt, teha neid teadlikumaks, ma arvan, see siuke nagu võimalt teha võitlussporti veel suuremaks, kuna siukest asja ei olnud nagu võitlusspordi podcasti pole Eestis ja meil saime nagu selles mõttes hea ajastuse ja läks väga hästi käima, mis tegelikult alguses nagu ideena tundus mulle väga äge, kui minu juurde tuli selle ideega, aga ma ei olnud nagu päris selles nagu kindel, siis jumal tänatud, ma tegin õige otsuse ja hüppasin paati ja meil on siuke tegelikult siuke kombo, nagu me kolmekesi oleme seal, ma nagu ei uskunud sellesse alguses, aga sellest on saanud nagu väga hea kooslus, nii et lihtsalt ongi, ma ütlen võitlusspordi lihtsalt siuke arengu mõttes on see, ma arvan, väga-väga hea võimalus. Kas on mingi asi, mida sa tahaksid rääkida, aga me ei ole küsinud? Ma ei teagi,
ma ei teagi, otseselt nagu ei, mulle väga meeldib, ongi, et te toote siukest teistsuguse küsimusi, natuke teistsuguse nurga alt, ma pean natuke mõtlema ka, ei ole siuke klassikaline räägi oma lugu. See on siuke juba nagu raadio pealt tuleb juba, vaata, see nii välja rääkida seda oma lugu, et selles on väga äge, et ongi siuksed nagu küsimused, milline on mees või mis su väärtus on, et selles väga, väga huvitav, otseselt ei oskagi öelda. Aga no siis, kui tundub, et võiksid olla ka sellised tavalised küsimused, siis ma küsin. Kui tihti sa oled tänaval kakkelnud? See on see küsimus, mida minu käest alati küsitakse. Null, selle mõttes on olnud üks olukord, kus tekkis nagu siuke nagu põhimõtteliselt nagu rünnati, aga see nagu, seal olid mingid löögid, aga mina ei tabanud kedagi. Või nagu jah, see kuidagi lahenes ära, see oli mingi siuke hästi loll olukord, igatahes üks siuke nõme olukord on olnud, aga see ei olnud kaklus, seega null. Esiteks, inimesena ma olen nagu pigem nagu leebe või selles ma ei ole mitte kunagi olnud, näiteks kui ma võtan enda venna, siis mu vend on siuke nagu tõesti, ma ütlen natuke, mingi hetkel noorem ta oli suht segane nagu, ta oli pigem nagu, kui ta oli noor, pani veel pidu sõppedega, siis pigem ei olnud hea, et ta linna läks, aga mina pigem siuke nagu kui ma veel natuke joon ka, siis ma muutun aina nagu lõbusamaks kogu aeg. Ma olen nagu vastupidi, ma ei lähe kurjamaks, ma aina rohkem hakkan huumorit tegema, ma aina rohkem hakkan loll jutu suust välja, ma olen siuke lihtsalt nagu siuke chill guy pigem nagu ja sellepärast mul ei ole väga probleeme tekkinud, ma olen alati suutnud ennast vingerdada välja, enne kui ma võitlusport teinud, siis ma lihtsalt vingerdasin välja ennast mingi lolli jutuga ja kui ma võitlusporti hakkasin tegema, siis mind lihtsalt ei huvitanud see ja nagu ja palju ma üldse mingite pidudel käin, ma olen lihtsalt minimaalne, ma nagu üleüldse mul nagu vahel mingis ägedad seltskond sõpradega oleme niimoodi, aga et nagu kuskil minna linna pidu panema, siukest asja pole teinud, ma arvan mingi paar aastat enam lihtsalt, mitte et ma nagu spordiga seda ei saaks, aga ma lihtsalt ei taha. Tubli, jälle sinu võit. täpselt, et midagi head tavaliselt juhtub peale kahte, nii et sellest tuleb kinni pidada, siis on kõik okei. Nii et jaa, null ütleks. Ehk siis sa oled brutaalne nagu väljas ja peen sees. Jah, ja siis autoroolis karjun inimeste peale. nagu ikka teed. Ei, nagu iga ma arvasin, et sa laulad autos. Laulan ja siis karjud. Siis ma loen edasi. Mu käib üles alla kiiresti. Kõik miksid. Aga jah, pigem neid lugusi, mis on, nagu see ma ütlen, kui mul ei ole tekkinud olukorda, kus ma pean endast nagu kaitsma, aga neid lugusi, mis on läinud halvasti just võitlusspordi inimestel, nagu kes on kedagi löönud, mis iganes juhtunud, need on piisavalt hirmutavad olnud, et ma ei hakka riskima enda nagu karjääri ja eluga nagu, see ei tundu olevat sa väärt, see võib olla nii halb enne, või siis on ka lugusi, kuidas keegi midagi teeb ja sa saad vigastada, mis iganes. Neid, mis asju võib juhtuda kuskil öösel linnas, on, ma arvan, liiga halvad, et on targem ka teha. Minu onul oli alati hea ütlus, Keijo, ära tänaval kakle. Ma ütlesin, no ma üritan. Ja ta ütles, et ei, päriselt ära kakle tänaval, sest sellest raha ei saa. Täpselt nii, teine asi ongi. Mul on piisab palju operatsioone olnud juba kätel fightimise pärast nagu varustusega, veel ilma lüüa kedagi, siis olla väljas paar kuud on ikka tundub olevat rumal, nii et no tavaliselt on nii, mitte alati kahjuks, aga tavaliselt on ikkagi nii, et kui inimene on enesekindel ja tunneb enda tugevust, siis seda tunnevad ka teised. Just. See on nagu loomade seas samamoodi, et siis sinus see energia nagu voolab nagu välja, see enesekindlus ja tavaliselt inimesed seda tunnevad, et siis ei olegi vaja kellelegi midagi tõestada või näidata. Täpselt. Ja õnneks ma aitab kaasa, et inimesed ikkagi teavad enamalt, kes ma olen ka päris palju. Ma arvan, et see aitab kaasa selle. Et kindlasti mõni kangelane, kes tahaks proovida panna, aga nende otsa ma pole sattunud. Kangelased üldiselt on joonud midagi liiga palju tavaliselt. Tulevad need supervõimed. Just. Mida sa arvad, et sa oled tegelikult noor inimene, aga kas sa näed, et sa oled juba ka treener, et see nagu uus põlvkond, nagu noored, kes tulevad või isegi lapsed, kes tulevad, nad on kuidagi nagu teistmoodi? Muidugi.
muidugi selles mõttes, et väga suur osa noori on ülerasvunud, on väga kehvas füüsilises seisus, väga paljud ei suuda teha elementaarseid asju nagu kukerpall, ristsamm joostes, põlvedest ei jooks, rääkimata kätega võerdustest, tegelikult on nagu kehv, väga palju on väga häid, on väga tublisi, aga kui võtame keskmise noore, lähed sa kooli, ma olen käinud koolis andmas näidistrenne, mingid tutvustavaid trenne asju ja sa lähed kooli, sa näed, et tegelikult keskmine laps on ikka pigem rasvunud ja väga nagu kehva koordinatsiooni ja füüsiliste võimetega, mis tegelikult on nagu muidugi nagu jällegi sa võid rääkida, et aga mina omal ajal, ma võin ka rääkida, aga meie omal ajal olime suvi läbi olime ainult, vanemad panid hommikul, nad teadsid, kus me olime Kalamajas ja Algastaadionil vennaga hommikul 9 õhtul kella 8, kui kästi koju tulla. Siis jooksin pimedas koju järve hommik tagasi. Ema tõi vahepeal meile, ma ei tea, pirukaid sinna, mängisime, sõime edasi. Jah, väga head. Või olime siis skatepargis, mäletan ka sõitsime seal vennaga, aga me olime kogu samas kohas. Aga see on jällegi paratamatust, ajast oli teine, võimalused olid teised, nagu see ongi paratamatu. Aga lihtsalt see nagu ongi vedamine, et meil oli võib-olla sellised võimalused, aga siiski ka praeguste võimaluste raames siis jällegi, ehk ma ise saan oma lapsega vaadata, kui tubli ma olen ja kui hästi ma saan asjad käima panna, lihtne rääkida, aga selles mõttes jah, et ongi, meil on nutiajast on nii suur, kõik on arusaadav, kõik ongi okei, sa ei saagi, laps ei saa olla mingi 20-aastane, nii et ta ei näe ühtegi telekat või see ei olegi nagu reaalne või iPadi või telefoni, mis iganes, see on reaalne, et ta seda saab, aga kõik tuleb olla tasakaalus ja ma arvan, see ongi nagu vanema roll, et ma ei saa öelda lapse, mida tegema peab, aga see on minu roll panna ta tegema midagi. Et selles nagu, et mingi aktiivsus füüsina, nagu üldse trenn on minu jaoks nagu lihtsalt mega oluline, kuna minu kõik parimad sõbrad, minu võimalused on tulnud tänu spordile, seega see on mega oluline. See, kui mina näen praegu nagu lapsi tulemas trenni ja mõni ütleb mulle, et kuule, ma suve trenni ei tule, ma küsin, mis mõttes? Ma puhkan. Millest? Mis teed siis? Rannas. Mis teed siis rannas? Jaa, mängin võrku või iga päevad rannas. Ma olen küll, jah. Sa mõtled nagu täitsa crazy. Sa ei saa tulla õhtul, esmaspäev, kolmapäev, neljapäev, 1,5 tunniks ei saa sa tulla korra trenni. Sa saad olla põhimõtteliselt kella 5 rannas, sõida otse rannast trenni ja mine tagasi randa õhtul, kui tahad. See on suvi. Sa võid magada, kui tahad hommikul. Ei. Et see on minu jaoks nagu, miuks asjad minu jaoks on nagu nii arusaamatud, sest mul ei olnud seda valikut. Vanemad ei olnud kunagi, et ma vanemad ei käskinud neil nagu, nad ei olnud, ma pean tegema jalgpalli, nad ütlesid, me peame tegema trenni. Mul ei olnud valikut, et ma ei lähe. Nagu vanemad peale karjunud, kui ma ei lähe lampi trennile, maksavad ju sellest kuutasu, nagu see ei ole valik, et ma ei lähe trenni. Nagu. Ja kuidas ma ei läinud trenni, kui mu kõik sõbrad olid trennis, selles, mida ma teen siis üksinda, kui mu kogu jalgpalli meeskond on trennis ja ma passin üksi rannas või. see ei ole reaalne, et kõik on trennis, siis ma lähen trenni, siis see on nagu, et jah, see on kuidagi nagu see on see mõtlemisest, kui kinni, võib-olla ka nagu lastakse kuidagi või siuke, ma ütlen, et see on nagu jah, on väga teine on ja võib-olla ka liiga ruttu lüüakse käega, üleüldiselt nagu liiga ruttu nagu ma kuulen väga paljudelt, et ma profiks kindlasti võitlusspordis hakka, sa ei peagi, aga ma ei hakka kindlasti, miks? Sa ei teeni raha sellega, aga miks sa ei teeni? Aga ole see vend, kes teenib, nagu tee midagi, mida teised pole teinud. Meil on täna palju veel rohkem võimalusi, samamoodi. Aga tee YouTube'i, ma ei tea, alusta oma brändi ehitamist. Sul on nagu, meil on tänapäeval nii palju valikuid ja sa ütled kõige kergema nagu enne, kui hakkad isegi proovima, sa ütled juba ära ei. Et nagu tänapäeva maailmas on, sul on võimalik kõike teha nagu. Sul on võimalik teha nagu enda bränd nii suureks, olenemata, kas saad isegi võib-olla hea fighter. Näiteks tuues võitlusspordi mõttes on näide. Või on see jalgpall, sa võid teha lihtsalt tutorial videosi YouTube'i hunnikutes, sa võid teenida meeletut raha selle eest. Et lihtsalt see nagu võib-olla see nagu pühendumus ja siuke ongi see sama rutiin või see tahe midagi teha on võib-olla tänapäeva noortel nii palju väiksem, nii kiirelt tahetakse lüüa nagu käega ja nagu ma näen seda ise ka enda klubis, et liiga ruttu lüüaks käega, liiga ruttu leidakse vabandus, miks ta ei saa näiteks töö või kooli korralt ei saa trennis käia, sest see on liiga raske. Aga samamoodi on nagu, kõigil on raske, see on nagu, kas või enda pealt samamoodi, ma jäin Viimsis koolis, lõpetasin kooli kell 3 või 4, me elasime Muugal, kui ma oleks tahtnud koolis koju minna,
ma oleks pidanud minema 2 bussiga, siis ma oleks pidanud veel trenni minema Lillekülla trenni, siis mul oli kogu aeg 2 kotti kaasas, võib-olla ema tõi 1 kotti, mul ema aitas väga palju meid, nagu sellest oli nagu väga nagu mugav. Siis me sõitsime linna, sõitsin Lillekülla, siis ma sõin vahepeal kuskil tee peal, veetsin aega, sest et meil kool lõppes kell 3, trenn oli kell 6, siis mul oli 3 tundi aega, siis ma veits õppisin, sõitsin bussiga linna, siis ma olin kohal mingi tund aega varem Lillekülas, siis ma passisin riietusruumist, tegin trenni, siis tuli ema järgi, siis ma pidin autos õppima, sama ajal lootsime, et vend lõpetaks oma trenni ja siis sõitsime kõik koos koju, õppisid, kust sõid kodus ja läksid magama, järgmine hommik sama case jälle ja see oli kogu aeg niimoodi, et selles mõttes nagu, ma ütlen, et tegelikult nagu kõik on võimalik, mida tahad ja ma arvan, see ongi nagu vanemate töö natuke push ida lasta ja tekitada see nagu rutiin sisse, et see ongi elu, ma arvan just noorena hästi oluline see, et ma oma naise, kui minu naine ei teinud nii palju, ei ole neile trenni teinud kunagi, siis tema ei saa sellest aru ka ja me nagu oleme rääkinud sellest ja nüüd ta nagu mõistab, et see on nagu väga loomulik osa elust ja et ongi see tekitab lapsele selle nagu harjumus, et kui tal on kogu aeg nii-öelda raske, kuidas ta teab, et see nagu, et tal on raske siis. Kui ta kogu aeg käib lasteaiast, läheb trenni, käib koolis, läheb trenni, see on tema tavaline elu, see ei ole tema midagi uut. Aga kui sa hakkad see võib-olla lapsele push ima sisse 7 aastast, sa mõtled, kõige raske asi elus ma teinud olen, tekitab mul, ma ei tea, depressiooni või ma olen nüüd masenduses, ma ei suuda enam, ma pean nüüd puhkama, et see, kui see on kogu aeg ta elu on, siis ma arvan, siis see nagu on loomulik osa ja ma arvan, et see ongi juba jälle üks väike asi, mida teha, et olla siis parem kui teised. Ja meil on nagu saates traditsioonilised küsimused, aga minu küsimusele sa jõudsid vastata enne seda, kui mina jõudsin küsida, et kes on õige mees, aga tegelikult Keijo, sinu küsimusele on ka vastatud enne seda, kui sa jõudsid küsida, ehk siis sõnum noortele on ka antud. Tegelikult Michael ongi kõik ära teinud, meil on hakkavad mood clubbering ajad peale tulema, aga jaa, Michael vastas juba enne, kui jõudsime küsida. Aga siis ongi lühidalt veel, kui su seest on veel vaja mingisugune pep talk ära teha inimestele, anda neile Rocky Balboa stiilis võib-olla motivatsiooni, siis see mikrofon on jällegi veel sinu oma korraks. Jah, ma arvan, tahaks, et inimestele öelda, et kõik on võimalik, kui sa ise usud, see on minu siuke moto olnud viimased 1,5 aastat, kõik on võimalik, kui sa ise usud, lihtsalt näe vaeva, nii-öelda mine kohale, tule kohale, anna endast kõik, ära oota midagi, vaid lihtsalt näe vaeva ja küll tulevad head asjad ühel ka sinuni ja ma ütlen, ongi samamoodi mitte muretseda, mis olnud, vaid muretseda selle eest, mis on tulemas, mis on sinu ees. On hea ütlus, et sellepärast on esiklaas suurem kui tagavaate peegel, nii et ma lõpetaks sellega, ma arvan. Super, aitäh sulle, Michael. Aitäh. Voim ja vagi@gmail.com on see, kuhu te hakkate kirjutama ja sotsiaalmeedias hakkate pöidleid viskama, Michaeli video hakkate edasi jagama igale poole, sest meil on vaja Michael UFC-sse viia ja ta tõesti väärib seda, sest kui Keijo Amazing ütleb, et siin on superstar, siis nii on, and that's the bottom line, kõige paremat.